Tere, minu nimi on Aller, et olen Piikri Neegi kokk Eestis. Täna valmistame nende roheliste munadega ühed imemaitsuvad täidetud maisikanad ja sinna kõrvale siis teeme veel selliseid sügiseseid köögiviljasid. Mõned veel metsaannid paneme sinna paja sisse ja seda pada siis ka autame siin grilli peal ja selle nagu, et igas pajas peab mingi vedelik ka olema, et siis mina täna kasutan kookospiima ja natuke kanapuljongit. Ja aga tule nüüd lähemale ja vaata, kuidas ma siin hakkan toimetama selle kanaga. Et see kana, ütleme, fileerimine võib-olla ei ole päris õige nimi, et ma proovin siit selle karkassi kanast välja saada niimoodi, et see kana jääb ise terve. Et me üritaks niimoodi, et me seda nahka väga ei vigastaks, kuna me täidame täna selle kana siis kanafilee ja sinjäljuts juustu sellise kreemiga või muusiga või kuidas iganes seda nimetada tahate. Ja siit selle kanafileerimisel on hästi tähtis see, et me hakkame siit rinnafilee juurest, et siin on selline nagu kiiluluuks kutsutakse seda. Et see eraldab siis kana 2 rinnafileed teineteisest. Ja siin ma siis natukene pusin, et nad ilusasti mul need rinnafileed siit ära tuleksid. Ütleme, et see minu silmis see kanafilee on üks kõige ülehinnatumaid asju kanas. Iga kell eelistan kanafileele siis ütleme kanakoibasid, kanatiibasid, kanamaksa, kanasüda, kanapugu näiteks, see on ka mul üks lemmik asju kana juures siis nagu, et see rinnafilee on jah, ütleme, et üks maitsetumaid asju. Aga on ka oma trikid, et millega sa saad selle rinnafilee ka mõnusaks ja mahlaseks. Et kas hoiad jogurti sees ja et siis ta tõmbab või soolvees või mingis maitsestatud ürtides, et siis ta tõmbab ka seda maitset või seda, ütleme, mahlasust sinna fileele juurde, et siis on nagu seda eksimisvõimalust rohkem. Et sa üle teda vähem tähendab, eksimisvõimalust on vähem siis, et sa teda üle küpsetaksid. Aga jah, siin kohe saame selle karkassi kätte. Siis me maitsestame ta ära ja täidame siin sinjäljuts juustu ja kanafileega ta korra. Nii, ja ongi meil see karkass siis eraldatud siit. Et siin on nüüd siis puhas, päris puhas ei saa veel öelda, et võtame need kondid ka siit nendelt kintsudelt välja ja siis hakkame täidist meisterdama. Need tiivanukid ma lõikan ka ära, muidu need kipuvad seal grilli peal meil kõrbe minema, aga need võib teemegi täna nad täitsa eraldi nad küpsetame veel grilli peal. Tahab natukene aega vähem kui see terve kana. Nii, ja siit võtame siis selle kintsukondi ka veel kondistame välja. Ja ma arvan, et sellest ühest maisikanast jagub lausa 2 inimesele, kuna ta on ikkagi päris selline tugev tükk, kui me ta siin ära ka täidame, et siis tal seda kaalu ja kogust on siin täitsa normaalselt. Keegi neist oma muruniidud pärast tööle. Nii, ja nüüd järgmiseks siis paneme soola pipart siia kana sisse ka. Kuna meil on täna selline hea vilmimiskoht veel, et siis siit on kohe saab otse aias saab veel tüümiani ka haarata. Et seda ka siia kanale maitseks sisse panna. Nüüd ma teen siis natukene häält siin. Teen selle kanamuussi valmis. Nii. Ja siis ma arvangi, et siia
ühe selle maisikana tibu peale paneme siis sellise, ütleme põhimõtteliselt terve kanafilee. Aga jah, nagu ma enne ütlesin, et minu arvates see kanafilee on üks ülehinnatumaid asju kanas, aga kui teda ilusasti maitsestada ja ta sellist kreem teha, siis ta jääb nagu ja natukene koort ja isegi võid võib siia muussi sisse panna, et siis temast saab juba päris sellise hea asja. Siin siis ongi, panin natuke soola, pipart vist ei olegi vaja pärast meil panna. Paneme natukene siia rööskoort. Ja puristamegi ta läbi siin. Ja kes on nagu ütleme, et mugavuse mõttes mina isegi võiks isegi teile soovitada sellist asja, et võite lausa seda kanahakkliha kasutada. Et siis segadki seal kahvliga seal kausikesest koore hulka, natuke maitsestad ja viskad mõned sinihallid juustutükid ja siis täidamegi selle kana ära. Nii, vaatame, kuidas meil see kreem välja tuli kohe. Nii, kes tahab veel? Ei taha. Kohe näitan kaadrisse ka, kaamerasse tähendab, et kuidas see kreem meil välja näeb. Vot, selline sametine ta võiks olla. Ja aga siis midagi muud ei olegi siin, kui paneme teda siia maisikanale kõhtu. Ja siia sisse ma panen veel sellise, ütleme, et sellise nagu seda maitset tugevdada, aga noh, loomulikult kellele ei meeldi sinihallitsjuust, et siis ei pea seda kasutama. Et sa võid ükskõik, mis siia panna, ma ei tea, pane kitsejuustu või pane parmesani juustu või kas või, ma ei tea, mingit hommikusöögi juustugi. Aga noh, see ei anna väga maitset. Eks ta samas seda tekstuuri ja kreemisus sinna nagu täidisesse annaks, aga maitse poolest ta jääks nõrgaks. Ja. Üle ka ei tasu panna, et ta siit natukene toetab meil seda maitset ja sellest täitsa piisab. Nii. Nüüd ongi. Et nüüd on vaja see trikk teha, et meil on vaja see rinnaks siis, siit need maisikana rinnaks siis uuesti nagu kokku õmmelda. Aga ütleme, et kui sa tavaahjus teed, et siis sa võid selle lihtsalt siia selle nööri ümber siduda. Aga kuna me grilli peal teeme, siis mina kardan seda, et see nöör võib seal grilli peal nagu ära sulada, kuna siin on ikkagi, teed küll sütel küpsetada, aga teine kord võib mingi leek sealt ikka rasva tilgub, mingi leek käib üles ja see nöör võib lihtsalt sealt järgi anda ja siis meil ongi see tibuke lööb ennast lahti ja ongi see ilus täidis voolab välja meile. Ja siis ja selle kana nagu liitekoha ühendamiseks ma kasutan nõelasid. Täitsa tavalised nõelased, et see võib-olla äkki mehed, kui te kodus seda teete, et võib-olla peate äkki vaatama, et naisi kodus ei ole, ma ei tea, kui hästi nad vaatavad selle peale, et sa nende nõelad ära rikud. Ma usun, et juhtuda ka midagi, pärast pesed üle ja saab jälle naine edasi kasutada. Kasutame siis ühelt poolt ja teiselt poolt seda nõelakest. Või nagu kellelgi on kodus mingit vardaid või ma ei tea, šašlõkivardaid väiksed, minugi poolest võib selle ka läbi torgata siit need rinnakud oma vahel ära ühendada, et nad siit küpsedes lahti ei jookse.
Aga noh, varsti saame teada, kas meil see õnnestub ka. Jah, ma loodan, et kui me pärast teeme, et see ei hakka kiskuma neid siit lahti, aga ma ei usu. Aga siis see tibuke näebki meil selline nagu ütleme nagu ennem välja nägi põhimõtteliselt, et siin on nagu jah, tundub nagu see karkass oleks alles sees, aga ei ole. Lapstik. Aga mul on siin grill on ütleme 180 kraadi juures ja teeme ta veel natukene äkiste õliga kokku. Et kui me ta siia resti peale asetame, et siis võib alati see mure olla, et see tibukene jääb meil siia resti külge kinni, aga seda me ei taha ju loomulikult. Nii. Ja esimese poole paneksin mina, kus see lõike koht on, et selle esimese poole paneksin mina see alla nagu otse, nagu ütleme süte poole siis. Vaatagi hästi, siit on need tüümiani. Nahk on nii õhukene, et need rohelised täpid siin on need tüümiani lehed, mis ma sinna sisse panin. Need on päris hästi siit näha. Nüüd on fingers cross, et ta siit lahti ei arutaks ennast. Nüüd peab uuesti tegema kõik. Nii, nüüd meil on kana ilusasti grillil ja nüüd lähme juurviljade juurde. Et siin päris juurviljad ei saa öelda, et mul on siin mõned metsaannid ka ikka ilusasti esindatud, siis paneme nuikapsast, maapirni, porgandit ja ütleme redist sinna auti siis ei pane, aga redist lihtsalt viilutame pärast ja kasutame nagu kaunistusena teda. Aga enne veel, kui me hakkame köögivilja autist tegema, maitsestame kana ka natukene veel siit pealt ja pärast teeme teiselt poolt ka. Et mul on siin natukene tšilli, paprika, kuivatatud küüslauk, kuivatatud sibul, sellised pulbrit panen siia peale natukene. Et määrin seda tibukest üle, et see annab head maitset pärast, kui see kanakene meil valmis on. Nii, peame natukene soola pipart ka loomulikult juurde. Nii, las ta nüüd veel siin meil olla. Ma arvan, et ikka üks 30 minutit läheb selle kanaga mingi 150-180 kraadi juures läheb ära ikka. Ja nüüd siis esimese asjana paneme poti tulele ja siin siis võiks olla, ma arvan, üks 200 kraadi, vähemalt algatuseks. Kui me teda autama pärast hakkame, et siis me tõmbame temperatuuri vähekene alla. Natukene oliivõliga, et kuna ma oliivõliga neid, mitte ei prae, aga lihtsalt ka autan neid köögiviljasid ka siin, et siis see temperatuur ei tohiks sellel õlil väga kõrgeks minna. Ja nii kaua, kui see pott ja õli meil kuumaks läheb, et saame kukeseened sinna panna. Nii kaua siis puhastame maapirni ja porgandit ja ütleme, et selle maapirniga on selline teema, et seda ei peagi täiesti puhtaks tõmbama, et siit võib tead neid väikseid koore, ilusasti peab pestud olema ta loomulikult, et siia võib väiksed neid koore tükikesi jätta, et ta annab sellist head maitset, sellist pähklisust ja röstisust maapirnile. Nii, järgmiseks koorime porgandi ära. Ja kõige lõppu siis nuikapsast.
korra. Siin seenepoisid tahavad ka natukene tupsutamist. Selle liiva väheke vähemaks sealt metsaalust. Natuke soola ka juba. Vahepeal vaatame korra kana igaks juhuks, mis ta teeb meil siin. Küpseb ilusasti. Maapirn on selline huvitav taim, et seda ka, et kui seda hoovi kasvama paned, et siis naljatast enam lahti ei saa, et kui sa neid juurikaid sealt välja kaevad, et siis kui sul jääb mingi väike kild jääb seda juurikat sinna maa alla, et sealt võib järgmine kevad vabalt elujõuline taim jälle kasvama hakkada. Aga samas ta on nii tervislik, et diabeetikutele näiteks soovitatakse väga seda. Ma täpselt ei tea, et kas ta soodustab selle insuliini teket kuidagi või lihtsalt ta ei tõsta seda veresuhkru taset. Nii, ja siis minu üks lemmik aiasaadusi. Nui kapsas. Mega hea. Püreena, praetuna, marineerituna, ma ei tea, salatisse. Super asi. Nii, meil kukeseene poisid juba mõnusalt krõbisevad siin ja ilusad pultsed juba. Et nüüd viskame siia need köögiviljad sisse. Korra kuumutame nemad ka läbi ja siis saamegi nad siia hauduma jätta. Ai, juba tulevad väga head lõhnad siit. Ja kusagil, kõik oleneb jälle kogusest, et kui kaua me teda siin nagu küpsetame siin heegis, siis ütleme see, mis mina praegu siin tegin, siin on heal juhul üle poole kilo köögiviljasid, et ma arvan, et siin kusagil ka 180 kraadi juures, et ütleme üks 20 minutit, et siis nad peaksid valmis olema. Ja siin, kui me oleme ta ära natukene pruunistanud või läbi kuumutanud, et siis me paneme selle audopotile, paneme kaane peale veel, mis tal seal mõnusalt seda omas mahlas koos, loomulikult seda kookospiimaga ja veel paneme sinna natukene sellist taivürtsi ka, tomka. Et kui sa muidu oled harjunud seda supi sees sööma seal, kas kreveti või kanaga, et siis miks mitte ka köögiviljasid selle tomka pastaga teha ja kookospiimaga. Nii, piilume korra kana. Kas me peame teda keerama või? Aha, siit hakkab ilusaks pultseks minema, aga las ta olla. Hetke veel.
Nii. Ja nüüd paneme siia köögiviljade peale siis tomkaapastat. Eks siin on jälle keeruline neid koguseid öelda, palju panna või siis sõltub jälle kõik maitsest. Kellele meeldib natuke vürtsisem, kellele vähem, aga mina siia enda koguse kohta ütleme üks terve teesupi lusika täis läheb ära ikka. Siis paneme sellist kookospiimaga siia. Siis saame kastme ja lisandi saame nagu ühes. Nii. Ja nüüd on vaja natukene kannatust ja aega, et meil see imemaitsev roogu valmis saaks. Ja siis ma panekski korraks nüüd selle kanekesi siia peale ja laseks tal siin aududa. Et nüüd võib iseenesest kõik piikrineegil, kõik need õhuavad, luugid kõik kinni panna, et lasta nüüd olla siin madala temperatuuril, et tal ei ole väga seda tuld või kuumus siia taha vaja, et ta audub selles keskkonnas ilusasti valmis siin. Nüüd paneme siia poole ka natukene soola ja maitseaineid. Vot nii. Ja nii kaua, kui meil siin köögiviljad ja maisikana küpsevad, teeme väikse sellise, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga sellise, tahaks öelda grillsalat, aga me ei grilli seda, aga ütleme see grilli kõrvale siis sellise värske salati. Ja selleks on meil vaja punast sibult, nuikapsast, mida me eelnevalt juba kasutasime autise valmistamisel ja siis natuke rediseid. Ja kõige lihtsam see salati tegemine on, kokalt kutsuvad seda mandoliiniks või pigem nagu tavainimese keeles viilutaja siis äkist, et siit lasta siis sellised õhuksed viilud köögiviljadest, mida me siis siin kasutame salati valmistamisel. Ja siin peab ettevaatlik olema, et sa seda omale näppu ei lase seda mandoliini, kuna see tera on väga-väga terav siin. Jäävadki sellised mõnusad õhuksed viilud ja jääb see nagu selle noaga nüsimine ära, et ütleme, et isegi kokal on seda keeruline, seda ilusat ühtlast viilu või lõiget seal saada, rääkimata siis tavainimest, kes seda igapäevaselt ei tee. Ja nüüd lõikame siit nuikapsast ka sellise mandoliini jaoks sellise hea tüki ja teeme siin samamoodi nagu eelnevalt sibulaga. Et miks ma need õhuksed tükid teen ka on sellepärast, et siis me natuke marineerime seda salatit, et see salat võtab need soja, äädika ja õli nagu kohe endale maitsed sisse. Ja ütleme, et kui ma väga tihti soja ei kasutaks värske salati puhul, et siis see on nagu eriti äge soja. See on nagu, ütleme, piikriineegiga teeb koostööd ka, et see on 24 kuud on matured nagu, et laagerdunud siis viskivaadis, siis annab sellise mõnusa touchi siia sellele toidule lisaks. Natukene soja, natukene mõned tilgad äädikat ja oliivõli. Mis nüüd juhtus? Soola, pipart
ja laseme mõned redised ka siia peale. Redisel võib selle esimese viilu ära lasta. Ja siia veel võtame mõned rukola lehekesed, paneme ka juurde. Ja ongi meil selline ilus salatike valmis. Jääb ainult seda üle natukene segada läbi ja saaksime põhimõtteliselt teda kohe sööma hakata. Aga las ta meil nii kaua veel natukene tõmbab siin neid maitseid sisse, kui meil see kana ja köögivilja, kokkuse köögivilja hautis valmis saavad. Ja mul on selline üks tore abimees ka, mis mind aitab siin veenduda, et see kana on meil ilusasti valmis. On, ütleme, selline termopulk, mis näitab, mida ma saan siis, see ei ole ainult kana jaoks, aga siit võib ilusasti steike või lambaid või mingit seakaela karbonaadi mõõta, et mis see sisetemp on, et sa seda nagu üle kala ei teeks, et sa saaksid sellise ideaalse tulemuse ja siis ongi see termopenn või. Vaatame. Mina usun, et see kana veel valmis ei ole meil, aga lihtsalt mõõdame korra, vaatame, mis tal see temperatuur oleks, et tal võiks siin mingi 70. Ahah, juba on täitsa hakkab valmis saama. Korra taha uskuda seda, aga ongi jah, 80 kraadi juba, meil on kana valmis. Tahtsin öelda 78-79, aga näed see, ideaalne. Nii, super. Me võime laseme tal pruunistuda natukene sealt selja pealt, et ta näeks ilusam välja ja ongi jah. Chicken on täitsa valmis meil. Päris kiiresti läks, Nii. Ma usun, et meie köögiviljad on nüüd ilusti valmis siin saanud siin kokkuskastmes ja vaatame piilume korra, mis nagu ta on. Tõesti, ilusasti on valmis. Kana on ka meil ilusasti valmis saanud. Oho, nägid see, kui kuldsest läks tegelt poolt juba. See on need vürtsid on siin mõnusalt krõbedaks küpsenud, nii et saamegi hakata serveerimisega tegelema. Ja siit need nõelakesed pidasid ka meil ilusasti vastu. Et ütleme, et muidu alternatiiv veel, kui niimoodi mõelda, et siis saaks neid puidustikke ka kasutada, aga ma lihtsalt kardan, et nad seal kuumusega küpsevad puruks. Või põlevad ära lihtsalt. Näed, nõelad on ilusasti terved, vaja ära pesta ja saab kasutada ka sihtotstarbepäraselt neid. Nii, aga nüüd ongi meie 3 komponenti siin ilusasti rivis ja valmis. Et nüüd hakkame serveerima. Ma arvan, et see on väga maitsev. Seda natukene nüüd peab see, enne kui me seda kana serveerima hakkama, ta peaks natukene jahtuma, et kui me ta kohe lahti lõikama, siis need mahlad jooksevad lihtsalt välja. Laseme tal natukene 10 minutit puhata ja nii kaua me saame neid köögiviljasid ja salatit siia taldrikusse siis serveerida. Nii, nüüd hakkamegi serveerima. Kana on meil ilusasti ka seisnud siin mingi aja ja mahlad on maha rahunenud, et nad ei hakka, kindlasti on midagi jookseb sealt välja, aga ikka enamus jääb ikka sisse. Serveerime selle kookose ja tomka autise siia kausikesse meil. Natuke võiks isegi rohelist peale. Ja see on jälle selline soovituslik, et kes tahab, see paneb.
mina panen praegu siin hetkel peterselli, aga kes tahab, võib koriandrit panna, kes tahab, võib tilli, basiilikut, see on jälle enda vaba tahe. Ja siia kõrvale paneme siis seda mõnusalt marineerunud salatit juba soja ja ädika ja väikse soolaga. Nüüd ongi meil see tähtis hetk, tööhetk, et kana siis nagu kondistamine või lõikamine, serveerimine siia. Sellepärast, et siin see küpsemispool jäi ilusasti kokku, et ei tulnud lahti, nii et see on kõik fine. Nii, aga siis need kana tiivanukid siit lõikame kõigepealt ära. Läheme siia taldrikusse ilusasti meile. Lõikame siit koivakese. Arvan meile ühest koivast piisab küll siia. Jätame siia praegus ja nüüd ongi, et siin ongi nüüd see kana see põhiliha või siin on see nagu kõik, et siin ei ole mingit konti, ei tohiks sees enam olla, et on kõik ilus selline rullikene on meil siin sees ja ja ongi meil imemaitsev täidetud maisikana koos sügiste köögivilja autisega valmis saanud. Et mis siis muud kui head katsetamist kodus ja head nautimist. Et mina tean, mina hakkan seda nautima praegu siin.